Enne kui sa kommenteerid, et ma olen loll blondiin, siis palun vaata video lõpuni. Aitäh sulle! Tere, minu nimi on Enni-Britta. Tere tulemast tagasi mu YouTube'i kanalile. Kui sa oled uus, siis ka subscribe. Miks ma ei lähe juba teist aastat järjest ülikooli? See lugu on väga pikk, miks ma ei lähe. Ja enne kui sa tõesti arvad, et ma olen nagu täiesti loll, et ma lihtsalt ei saanud mitte kuhugi sisse, siis ma olin kunagi 5 ja ma ei taha tõestada teile, et ma olen nagu täiega tark vaata, et nagu ma lihtsalt nagu ei saanud sisse, vaid nagu sellel kõigil on oma põhjus. Ja kuigi on väga suur võimalus, et ma disablen selle kommentaariumi siin video all, kuna ma ei handli kriitikat, aga ilmselt mitte, kuna ma juba tean, mis nii-öelda vastukaja ma saan selle video eest. Aga ma arvan, et see on hea video, kuna võib-olla on keegi seal, kes võttis juba 2. vaheaasta või võttis 1. vaheaasta ja kardab, et kõik charge'ivad teda. Nii et ma arvan, et nagu kellelegi ikka see video tuleb kasuks. Nagu näete, siis ma olen praegu oma auto tagaistmel. Fun fact. See tuli eile siis küljest ära. Kus ma alustan? Ma olin põhikoolis, olin 5. Siis hakkas gümnaasium ja kui ma annan nagu värsketele gümnasistidele ühe nõuande, siis on see, et kui gümnaasium ära hakka ennast nagu kõikidele tõestama, et olla see poptüruk või see cool türuk, et nagu lihtsalt nagu ära tegele sellega, inimesed saavad lõpuks aru, milline nagu sa oled ja värki, sa ei pea kellelegi midagi tõestama. Kuna mul läks nagu väga suur aur selle peale. Aga mul läks ikkagi nagu kinda hästi. Esimene läbipõlemine oli mul 11. klassis, kuna samal ajal mul oli etas lõpuaasta, mul oli projekt, siis mul oli jalavigastus. Põhimõtteliselt terve 11. klass läks niimoodi, et iga öö siuke 3-4 tundi on, kuna ma olin lihtsalt nii paljudes asjades kaasatud, et nagu mul ei jäänud magamise jaoks aega. Aga 11. klass läks hästi, tegin loovtöö ära, nagu ma tegin uurimustasemel loovtöö. Ja siis tuli 12. klass. Ja ma olen ka varem maininud oma kanalile, et ma olen olnud siis Seevaldis. Põhimõtteliselt 12. klassis, kuna ma ei tantsuga läbi, siis mul oli lõpuks aega tegeleda nagu iseendaga ja enda tervisega, nii füüsilise kui vaimsega. Ja ma otsisin lõpuks abi oma probleemidele. Ma sellesse pikemalt ei süvendu, kuna see ei ole selle video eesmärk. Aga põhimõtteliselt mu arst ütles mulle, et mind paremini aidata, neil on vaja võtta mind sisse haiglasse. Mis on siis äkki on regionaalhaigla psühhiaatriakliinik, ma panen siia kuhugi, ma ei tea, see on ilgelt pikk nimetus. Ja nad ütlesid, et on vaja vähemalt 8 nädalaks mind sisse võtta, et teha erinevaid uuringuid mulle. Ja nad lubasid mulle, kuna ma oli viimane aasta, 12. klass, nad lubasid mulle, et see jääb jõuluvaheajale. Ja minu sünnipäev on päev enne jõule ja ma olin nagu pohhu, ma olen nõus kasvõi nagu sünnipäeva ja jõulud istuma haiglas sees. Peaasi, et see oleks vaheajal, kuna nagu mul ei vaja nagu gümnaasium ära lõpetada nagu normaalselt. Et ei tuleks rohkem mingeid erroreid sisse. Ja lihtsalt ma jäin siia juurde, et ma käisin Rocca al Mare koolis ja matemaatika vaata nagu tähtis õppeaine on ju. Ja viimasel aastal, 12. klassis, tuli meie grupile M1, kõige kõvem matemaatikagrupp. Meile tuli uus õpetaja, viimaseks aastaks uus õpetaja. Seega, kes teab midagi matemaatikast, siis see mõjutab nagu väga palju, kui sul tuleb viimasel aastal uus õpetaja, kes poole aasta pealt veel avastab, et eelmine õpetaja on lihtsalt jätnud terve perioodi materjali vahepeal võtmata. Seega nagu lisame sellega võrdusesse sisse, ma ei tea, kasutame matemaatilisi termineid. Lihtsalt ütlen, et see video tuleb täiesti nagu ADHD up here, kuna nagu mul ei ole mitte midagi maha kirjutatud selle jaoks, ette kirjutatud, maha kirjutatud. Ja nad lubasid mulle, et nad saavad võtta mu vaheajal haiglasse.
nagu ma nii-öelda läksin vabatahtlikult, kuna see oli vaja, et ma saaksin lõpuks nagu selle ravi, mida ma nagu tahtsin nagu mu abi vaja. Nad ütlesid, et me ei suuda siin piisavalt kiiresti aidata, sul on nagu abi suhteliselt kohe vaja, nagu me näeme siin mingeid sümptomeid, värki-särki, et nagu kõige lihtsam on meil siin haiglast sisse võtta, et saad kohe ravi peale, et sa nagu rahulikult oma eluga edasi, sa saad nagu lõpuks hakata tegelema nende probleemidega, on ju. Ja tuleb vist äkki päev enne vaheaja algust ja nad ütlesid, et kohad on veel täis, ma pidin ootama, kuni üks patsient nagu läheb sealt kliinikust ära ja siis vabaneb nagu, ma olin nagu ootenimekirjas nagu kõigi üles pandud, et ma olin nagu kohe järgmine, nagu ma saan siis järgmisena sisse. Aga see muidku venis ja lõpuks jaanuari keskel, äkki oli jaanuari keskel või oli see umbes niimoodi, et nagu periood just hakkas ja see midagi sugust, et periood just hakkas, nagu mingi 2 päeva oli periood kestnud ja siis mulle öeldi, et davai, nüüd sa lähed haiglasse, nagu paki oma asjad. Ja eks ma siis läksin, kuna ma olin väga kaua oodanud seda ja ma lihtsalt lootsin, et see 2 nädalat seal haiglas, selleks hetkeks ma olin nagu, see läks mul ühest kõrvest sisse, teisest kõrvest välja, et ma pean 2 nädalat olema. Ma arvasin nagu umbes nädal, et nagu sellest piisab, aga ei, 2 nädalat on nagu miinimum kallikene. Ma lihtsalt lootsin, et see 2 nädalat siis, sel hetkel siis nagu nädal, ma mõtlesin oma peas, et see aitab mind piisavalt palju, ma jõuan pärast nagu õppimistega järgi, aga ma saan selle piisavaid, et ma saan nagu lihtsalt nagu ilma probleemideta nagu edasi õppida, edasi tegeleda, nagu siin on mul kõik korras, vaata. Ja läksime siis haiglasse ja alguses nad ei lubanud mul õppida, nad tahtsid, et ma käiksin seal grupitundides, ja ilma nagu põhjenduseta, nad panid mulle kohe ravimid peale. Nagu lihtsalt, et et ma oleksin rahulikum ja nagu nüüd ma tean, mis ravimid need olid ja see lihtsalt, et mul ei oleks mingi tujukäikumis, et ma oleksin rahulik, aga need ravimid tegid mind ka nagu mega uniseks, seega ma ei nagu võimatu õppida, kui ma oleksin isegi tahtnud. Ja siis mul samal ajal käisid kontrolltööd, arvestused, asjad koolis, on ju. Ja siis, kui ma küsisin, et kas ma saan nagu teisipäeval minna seda kontrolltööd tegema, kolmapäeval seda asja tegema, siis ma tulin, sa ei saa, et see on vaja ennem psühhiaatriga läbi rääkida ja siis saad võib-olla nagu väljas käimise õigus, on ju. Aga et nädal aega vähemalt sa ei tohi mitte kuskil käia, sa oled nagu kinni siin asutuses. Ja siis lõpuks ma sain väljas käimise õiguse ja siis ma käisin nagu koolis neid kontrolltöid tegemas, aga ma mäletan nagu sellest ajast nii palju, et ma olin kogu aeg nagu väga heisi, ma ei saa mitte midagi aru. Ja lõpuks ma olin lihtsalt niimoodi, et kuna ma ei saanud seal väga hästi õppida, mul ei lubatud õppida ja kuna see väljas käimine oli nagu kooskõlastamine, võttis nii kaua aega, siis ma lihtsalt loobusin. Ühesõnaga, nagu sellest ei tulnud midagi välja ja 2 nädalat ma ei saanud lihtsalt käia koolis. Viimasel abiturienti aastal, on ju. Sain mina siis Seevaldist välja lõpuks, ma isegi kauplesin ennast mingi 2 päeva varem välja ja nagu niimoodi, et ma ei saaks mingit diagnoosi, kuna ma sain aru, et see ei täiesti nagu waste of my time. Ma lihtsalt nagu see haiglas olek oli lihtsalt see, et ma istun ja ootan, millal mul tuleb see arsti aeg, millal mind viiakse regionaalhaiglasse MRI-sse, millal mind viiakse sinna, millal mul tehakse uus EKG. See lihtsalt ootamine ja see võttis mul nii palju väärtuslikku aega ära, aga kui ma oleks seal haiglas käinud, siis ma oleks kohtanud ühte väga tähtsat inimest, kes tuli mind haiglasse vaatama, sellepärast, et ma olin haiglas, kuna see huvitas teda nii palju ja see tähtis inimene muutis väga paljudki minu elus. Seega nagu it all works out in the end. Aga mis minu selle haigla jutu mõte on see, et mul tekkis nii palju võlgu. Nii palju võlgu, et ma ei jõudnud nagu järgmise perioodi alguseks neid asju ära vastata, kuna seda oli liiga palju lihtsalt. Pluss need rahud, mis nad mulle kirjutasid ja ma pidin isegi allkirja andma, et ma olen nõus võtma neid rohte. Need muutsid mu täiesti zombiks, seega ma nagu omavoliliselt jätsin need rahud ära, kuna need ei lasknud mul õppida, need ei lasknud mul koolis käia. Minust tehti snappe, kus ma olin lihtsalt nagu zombi nagu tunnis, ma ei saa mitte midagi aru, mis toimub. Seega, mul olid õpivõlad. Õppenõukogu andis küll nagu loa, et ma saan nagu rahulikult kõik järgi teha, et ma võtaksin oma aja, aga ma sain aru, et nagu selles mõttes nagu kool tuli vastu, nad suhtusid väga mõistmalt minu case'i, aga mina ise olin full paanikas, ma sain aru, et mu õpivõlgu on nii palju, et mul läheb väga keeruliseks riigieksamitega. Ja okei, fast forward siis
päev enne matemaatika riigieksamit, nagu eesti keele riigieksam läks väga lebalt, aga matemaatika riigieksam. Kõige rohkem õpivõlgu, kuna meil tuli uus matemaatikaõpetaja, kes siis pidi nagu topelt asju meile õpetama ja kes tegi ka väga palju kontrolltöid ja arvestusi, kuna meil olid teatud asjad õppimata, on ju. Mul tekkis matemaatikas väga palju õpivõlgu, nagu väga palju. Ja fast forward, päev enne matemaatika riigieksamit, mul oli vaja järel vastata 2 matemaatika arvestust ja neist mõlemast sõltus, kas ma kukun matemaatika läbi, ehk siis mul jääb gümnaasium lõpetamata või ma saan nagu gümnaasiumi lõpetatud. Ja loomulikult ma olin närvikrussis, nagu võta seda niimoodi, et nagu sa pead umbes 1,5 kuuga nagu peale nagu STA riigieksamit, siis oli vist äkki umbes poolteist kuud aega. 1,5 kuuga sa pead nagu läbi võtma kogu gümnaasiumis õpetatud matemaatika. Ja siis nagu sektsioonides aru saama, et selle osa ma vastan seal arvestuses, selle osa ma vastan seal arvestuses. Ja kogu ülejäänud, kõik muu kokku, see läheb mul riigieksamiks vaja. Ehk siis kokkuvõttes mul olid närvid väga krussis. Ma tean, et on imeinimesi, kes suudaksid nagu siukse koormuse all või nagu, kes oleksid nagu võinud lebalt need asjad ära teha, aga ma olin niigi matemaatikas veits taha jäänud, kuna 11. mul oli läbipõlemine, mul mingid teemad ei olnud nii hästi selged. Seega, ühesõnaga, see oli nagu fucking mess ja ma kukkusin ühe neist arvestusest läbi. Seega, ma läksin matemaatika riigieksamile selle teadmisega, et ma vist ei saa gümnaasiumi lõpetada. Õhtu enne matemaatika riigieksamit ma juba teadsin, et mul siis ilmselt jääb gümnaasium lõpetamata. Ja siis, ja täpselt enne matemaatika riigieksamit, kui ma nägin oma õpetajat koolis, siis ma vist küsisin, et mis saab, siis ta ütles, et räägime sellest peale riigieksamit, sa lihtsalt nagu keskendu riigieksamile, aga nagu lihtne öelda, kui sul nagu kuskil taga käib peas, et oh shit, mul vist jääb nagu gümnaasium lõpetamata, et nagu pohvi see riigieksami, siis vaata nagu mida vittu, on ju. Et isegi nagu sellest hoolimata, oligi see, et nagu ma teadsin, et mul on siiski mõttekam nagu riigieksam ära teha, aga mul oli aju täiesti üle töötanud, ma ei suutnud enam magada, mul oli täielik unetus. Ühesõnaga, see oli fucking giant mess. Ja ma ei ütle oma punktiskoori, mis ma sain matemaatika riigieksamil, vaid ma tegin laia, aga see on täiesti allapoole minu võimete, nagu väga allapoole minu võimete. Siis fast forward vist äkki nagu mingi, ma ei tea, riigieksam oli vist mingi reede või neljapäev ja esmaspäeval ma läksin kooli siis matemaatikaõpetajaga rääkima ja ta võttis minu arvestused ette ja see nägi välja niimoodi, et siin istub minu matemaatikaõpetaja ja mina lihtsalt järjest nagu pisarad voolavad, ma lihtsalt järjest seletan talle rahulikult lahti, mis ma valesti tegin, mis siin tegema pidi, mis see on, mis mõiste see on, kuidas seda lahendama peab. Ma lihtsalt, mul nagu aju keris ja samal ajal pisarad voolasid, kuna ma teadsin, et nagu mul jääb gümnaasium lõpetamata. Ja matemaatikaõpetaja tuli mulle vastu nii palju, et ta lasi mul nii-öelda gümnaasiumi lõpetada, nagu ta pani mulle siis, rammis ei ole nagu numbrid, vaid on tähed. Ta pani mulle vist äkki ma ei tea, kas ta pani nagu selle perioodi või kursuse hindeks, vist äkki perioodi hindeks, midagi siukest. Ühesõnaga point oli selles, et ma nagu 3 tuli tunnistusel ära ja that was it. Et nagu tänu talle ma sain gümnaasiumi lõpetatud. Ütleme, et ta nimi on Susanna, nagu meie matemaatikaõpetaja Susanna on nagu väga karmi käega. Üks kõige karmimatest õpetajatest, kes mul olnud on. Ta ei mõista nalja, teda ei koti, kui sa nutad. Nagu ta on matemaatik, ta on täielik nagu kõige ratsionaalsem naine, keda ma tean. Nagu see ei ole see, et sa lähed tema juurde, teed nägu on ju, ütled, et palun vabandust ja siis ta paneb sulle 5. Nagu ta oli väga karmi käega minu vastu, isegi siis, kui ma käisin nagu haiglas mingid kontrolltöid tegemas, isegi siis nagu ta piitsutas mind nagu selles mõttes, et nagu see on see, et sa tulid nüüd haiglasse, siis okei, ma laseme sul gümnaasiumi lõpetada. Nagu ta teadis, et mul on raske, et mul on keeruline, aga ikkagi ta nagu ütles, et davai, sa saad hakkama, lihtsalt näita, mida sa oskad, on ju. Ma tean, et sa oled tark, sa oled nii tark inimene, on ju, et lihtsalt näita, ütle, et sa ei ole loll, nagu ta vahepeal võib-olla nagu ütles mulle, et kas sa oled rumal või et miks sa siukseid nagu vigu teed, aga siis, kui ta nagu nägi, et mul pisarad voolavad ja ma lihtsalt seletan talle puhtalt ära terve arvestuse, nagu mõlemad arvestused, siis oligi see, et ta sai aru, et ta vist ütleski mulle midagi siukest, et
ei nii, sa oled ju tark, et nagu, mis sul siin juhtus, miks siis nii läks, ma ütlesin, kallikene, ma tegin 2 arvestust sulle ja järgmisel päeval nagu matemaatika riigieksamid nagu no shit, mul läks lappama, vaata. Et tänu talle ma sain üldsegi gümnaasiumi lõpetatud. Nii, me oleme sellest ära joonud. Tuli siis lõpureis, on ju, aktusvärgid, särgid ja kuna mul läks riigieksamitega lappama, siis ja samal ajal mu boyfriend, siis ma isegi ei hakanud ülikoolidesse kandideerima, kuna ma olin lihtsalt nii done. Ma olin nii done kogu selle pasaga, kuna nagu lisaks selle, ma ei taha mitte midagi halba oma kooli kohta öelda, nad tulid mulle isiklikult väga palju vastu, aga kuna nagu uued inimesed juhtkonnas, siis väga palju asju nagu keerati meil nagu trukiti meid perse terve 12. klassi jooksul, ütleme niimoodi, nagu igas asjas, mis võimalik. Üldse terve gümnaasium, meie peal katsetati väga palju asju, väga palju uusi lahendusi. Et ja, ma rohkem midagi ei ütle, ma ei ole mäed, ma ei ole mitte, ma lihtsalt nagu ütlen, nagu me olime kõik väga done peal gümnaasiumit, nagu väga done, nagu sick of this bullshit, on ju. Et ja, liigume edasi, mul oli boyfriend, on ju, ja selle boyfriendi pärast ma hakkasin tegelema Helsingisse kolimisega ja sissekirjutamisega ja pangakontoga ja kõikide asjadega ja noh, üleüldse nagu teise riiki kolimisega lihtsalt, et ma saaksin selle inimesega olla. Ja palun, ärge mitte kunagi teise inimese pärast kolige teise riiki. Nagu no shame, nagu see inimene on siiamaani väga kallis mulle. Aga see põhjus, miks ma hakkasin kolima sinna, oli täiesti vale. Ja fast forward, me läksime lahku, mitte selle pärast, et nagu ma kolisin ja me ei sobinud kokku elama. Me isegi ei jõudnud selle pointi, et me elaksime koos. Seal juhtus nagu väga palju teisi asju, mis lõpuks nagu ajasid mind selle piirini, et nagu I'm done. Ma olen nii palju nagu selle, mis oligi jaanuarist alates, kui mul läks perse, selle 9 kuu jooksul läbi elanud, et nagu I'm sick of it, nagu I've had it, nagu ma olen nii done. Oligi see, ma olin nagu I'm out of this bitch, nagu ma ei suuda enam. Seega ma töötasin ettekandjana siis Helsingis üksi, on ju, elasin oma tädi juures, kes oli nagu väga lahke, et üldse mind vastu võtta peale seda, kui see boyfriendi plan nagu failed, on ju. Ja siis ma olin suvel lihtsalt täiesti nagu huvi pärast, et oleks mitte nagu backup plan, aga et nagu lihtsalt, et nagu kuna mul tuleb ilmselgelt vaheaasta, on ju, et siis mul oleks nagu võib-olla midagi teha, kui nagu everything else fails. Ja ma saatsin nagu suusakoolidesse välja meile, et kas nad tahavad vastu võtta mind ja tuli välja, et ma pean litsentsi tegema. Litsentsi tegemine maksis tonn. Soomes nagu mujal maailmas see on umbes nagu Euroopas näiteks on 5000, 7000 on nagu suusainstruktorid litsentsi tegemine. Seega ma matsin selle mõtte nagu kohe maha, nagu Soomes tonn, see on ikkagist nagu väga palju raha, on ju. Ja kui siis Peikaga kõik jokkis oli, on ju, siis minu ema ütles mulle, et kuule, et kirjuta veel sinna kohtadesse, et nagu suusakoolidesse, et vaata äkki näkkab, et nagu selles mõttes näkkab, et selleks hetkeks oli äkki oktoobri lõpp, ehk siis nagu suusahooaeg algas juba ja suusakoolid olid nagu obviously kõik oma töötajad juba palganud selleks hetkeks. Äkki siiski, et noh, you never know, nagu kirjuta, nagu küsija suu pita ei lööda, vaata. Et kirjuta ikka. Ja siis ma kirjutasin ja Levi suusakuurordist Minna Nevalainen, minu siis tulevane boss, vastas mulle, et nagu see oli ainukene koht, nagu Levi on kõige suurem suusakuuror Soomes ja see oli ainuke koht, kus ma oleksin saanud teha suusainstruktori litsentsi koha peal ja see oleks läinud maksma 600 €. Ja mina vastas mulle, et neil on kahjuks hooajaliste töötajate kohad täis, ei ole nagu kuidagi võimalik, et nagu sorry, on ju. Siis ma olin okei, samal ajal ma olin Helsingis. Üritasin nagu ettekandjana tööd saada, aga kuna ma ei rääkinud nii hästi soome keel, nagu ma olen perfektsionist, kui ma nagu perfektselt ei räägi, siis ma ei julge rääkida. Ja ma mäletan, see esmaspäevane päev ja me saadeti soomekeelsele ettekandja koolitusele, nagu see on see, mille sa pead läbima selle suurema nagu tööotsimisagentuuri poolt nagu tehtud. Sa pead selle läbima, siis nad on nagu, see inimene on kvalifitseeritud, on ju, ta on koolituse teinud, et me võime ta teile tööle anda, on ju. Siis ma olin seal koolitusel ja mulle helistatakse Levi suusakonilt. Minna helistab mulle. Siis ma olin nagu, sorry guys, you don't understand, I have to take this call right now, I have to take this. Ja see
mees, kes meile seda kursust tegi, väga ilus mees kusjuures. ja nagu, jaa, mine on ju, see on fine. ja ma võtan telefoni lastu ja mind on nagu, et ma vaatasin nädalavahetusel meie töötajate numbrid üle ja ma suudan tekitada sulle töökoha. Seega, tänu mu emale, kes ütles, et davai, kirjuta neile, on ju. Ja tänu minnale, kes suutis tekitada mulle töökoha, ma sain suusainstruktoriks. Seega, long story short, ma tegin oma viimased vahetused Helsingis ettekandjana ära ja ma läksin Lapimaale Levile tööle. Ja see oli nagu täiesti nagu lambist. Ja kõik see 5-6 kuud, mis ma olin seal, ma olin täiesti nagu heartbroken. Ma olin mentaalselt suhteliselt nagu paigast ära. Ja ma lihtsalt nii-öelda matsin ennast tööle. Nagu ma võtsin kõik vahetused, mis võtta annab seal, nagu ma lihtsalt tegin töö. Ja fast forward ma tulin sealt siis tagasi, siis kui hooaeg läbi sai. Noh, veidikene varem. Märtsi lõpus tulin koju tagasi. Ja loomulikult ma olin maha maganud need tähtajad, et välismaal ülikoolidesse kandideerida. Ja kuna ma olin ära Soomes ja mul oli vaja taastumisaega, siis ma olin nagu, okei, et see aasta jääb matemaatika riigieksami nagu uuesti tegemata, et ma oleksin muidu läinud nagu TTÜ-sse sinna kursusele. Et nagu, seal on need, et matemaatika riigieksamiks ettevalmistavad kursused. Ma käisin seal ka nagu 12. kõrvalt, aga ma olin mentaalselt nii läinud omadega, et ma ei hoomanud mitte midagi sealt. Ühesõnaga, mul väga ei olnud nagu aega, et valmistada ennast matemaatika riigieksamiks. Nagu ma ei olnud isegi selles õiges nagu mindsetis omadega. Ma teadsin, et ma ei ole hetkel nagu võimeline tegema 100 punkti peale, kuna ma ei ole nagu kohal. Ma ei ole nagu... ma olin just käinud ära Soomes. Ma olin suusainstruktor ja teinud seda, mida ma armastan. Siis ma sain aru, et nagu maailm on nii suur ja lai, et nagu praegu ei ole see hetk, kui ma hakkan tegema matemaatika riigieksamit uuesti. Et nagu ei. Seega, mida ma tegin? Ma ei teinud mitte midagi. Ma lihtsalt olin, ma nautisin tagasi olemist, ma nautisin seda, et ma sain nagu puhkus kõigest, et ma sain nagu lihtsalt puhata, kuna kogu see suhtedraama ja kõik see oli ka mind läbi võtnud. See, et ma ei saanud ülikoolidest sisse, võttis mind läbi nagu kõik lihtsalt nagu pulbitses mu sees. Ma sain selle Soomes välja elada ja nüüd mul ei vaja puhkus, kuna ma olin also ennast nagu tööle mõtnud. Seega ma tulin Eestisse tagasi ja arvake, millal ma hakkasin tegelema nagu Eesti ülikoolidesse kandideerimisega. Vist äkki nagu 3 päeva enne seda, kui nagu tähtajad nagu lõppesid. Ja obviously ma ei saanud proovida nagu, ma ei tea, mingi sisekaitseakadeemiasse, ma ei saanud lavakasse või EKAsse proovida. Ainsad variandid, kuhu ma veel sain, olid TTÜ, Tallinna Ülikool ja Tartu. Vist nagu rohkem seal nagu, ma ei tea, ma ei mäleta, et oleks olnud. Ja ma proovisin, ütleme niimoodi, et nagu kõik need alad, kui mina proovisin, oli vaja saada 60 punni matemaatika riigieksamit, nagu vähemalt. Ja et saada arsti, ma läksin pidanud tegema matemaatika eksami asemel selle bioloogiakatsed nagu. Aga bioloogiakatsed oleksid olnud nagu mingi ala ülehomme, on ju. Ja siis ma vaatasin kalendrit ja mul oli photoshoot, mul oli videofilmimine, mul oli koosolek, mul oli veel mingi asi, nagu kõik sellel päeval. Ehk siis ma läksin pidanud nagu kõik need 4 asja ära canceldama, sõitma Tartusse bioloogiakatset tegema ja siis tulema Tallinnasse tagasi, on ju. Aga need kõik asjad oleksid olnud canceldatud. Ja siis ma sain aru, et mul on hetkel nagu nii hea periood mu elus. Ma saan tegeleda sotsiaalmeediaga, ma saan tegeleda nagu hoopis millegi muuga. Et ma ei hakka selle katse jaoks sinna sõitma ja ma lihtsalt nagu ei, et nagu järelikult praegu ei ole õige hetk, et nagu järelikult saatus on toonud mind siia hetke, et ma praegu ei lähe veel ülikooli. Seega, kus ma siis hetkel omadega olen? Ma ei saanud mitte kuhugi ülikoolidesse sisse, mis on ka täiesti arusaadav, kuna ma ei proovinud ühelegi alale, kus nagu matemaatika riigieksami oleks nagu lugenud. Get it? Et mul on hetkel, mida ma üldse teen oma eluga praegu? Ma ei lähe ülikooli see aasta. Mul on, kui ma jään Eestisse, ilmselt jään, ma pean jääma, siis ma lähen teen matemaatika riigieksami uuesti. Alustan nii-öelda värskelt, kuna ma juba tunnen, et nagu see
aasta aega pausi õppimises, ma lihtsalt tunnen, et ma tahan õppida, ma tahan minna loengusse, ma tahan lihtsalt õppida ennast lolliks. Ma lihtsalt tunnen seda, et mul on vaja, ma loen raamatuid, ma vaatan mingeid harivaid videoid, ma teen mingeid asju, ma lahendan rissõnu, kuna ma lihtsalt tunnen, ma kreevin seda õppimist, nagu ma lihtsalt tahan infot ja seda ja toda, on ju. Et kui ma jään Eestisse, ilmselt ma jään, siis ma teen ära matemaatika riigieksami ja siis ma proovin ülikoolidesse. Ma ei ütle, kuhu ma nagu, mis erialale ma siis seda on saada, kuna ma kardan, et see jinxib asja ära. Aga kui ma ei lähe, siis ma ütlen nii palju, jällegi ma ei taha midagi ära jinxida, aga mul on hetkel laual nagu paar valikut. Ja need on siuksed asjad, mis on nagu ükskord elus võimalus siukest asja teha ja kui sealt tuleb jah, kui nagu see sinna saamine on nagu väga keeruline, aga mul on mingil määral nagu see võimalus ja tutvused olemas. Seega nagu ma olen nõus andma 100% ja kui ma saan sinna, kui ma nagu saada tahan, nagu ma ei taha öelda, ma ei taha ära jinxida, siis on võimalik see, et ma lähen Eestist nagu üldse ära ja mitmeks aastaks. Aga mis on minu video mõte? On lihtsalt see, et vahest on okei, kui ma ei hakka nutma. Ma lihtsalt tahan öelda, et ma ei... Oh my god, ei ole nii, mida fuck'i? Et ma ei innusta kedagi nagu lihtsalt minu pärast, mitte minema ülikooli, nagu palun ei, kui sul on võimalus minna ülikooli, kui sul on võimalus sisse saada, siis nagu work for it, nagu saa sisse, nagu girl, you can do it, on ju, lihtsalt nagu tee see ära, see ei ole nii raske. Võib-olla ma olen tõesti lihtsalt laisk. Aga ma lihtsalt tahan öelda teile, et oh my god, mul on nii raske seda öelda ilma, et ma hakkaksin nutma. Ma lihtsalt tahan öelda, et ma olen ikka veel veits pettunud endas. Et ma oleksin ilmselt nagu saanud ülikooli, kui ma oleksin veits rohkem vaeva näinud. Ja vahest on lihtsalt minna ülikooli, kuna siis nagu sa ei näe oma perekonna nägusid, kes on kõik sinust pettunud veits. Nagu ma tean, et mu pere nagu ütleb selle video pealt, nad ei ole pettunud minust, aga nagu ma olen endast pettunud ja see on nagu piisav. Nagu mu ema on keemik nagu TTÜ-st, on ju, nagu enamus on kõrgharidused ja ma lihtsalt nagu mul on siuke tunne, nagu ma oleksin nüüd nagu juba 2 aastat, ma lihtsalt nagu tegelen mitte millegagi, lihtsalt nagu löön aega surnuks, kuigi nagu ma vihkan seda mõtet, nagu ma oleksin nii väga tahtnud minna ülikooli, aga ju siis hetkel ei olnud õige aeg. Et nagu palun ärge saage aru, et ma olen uhke selle üle, et ma ei lähe ülikooli, ma ei ole uhke selle üle. Ma olen terve olnud nagu väga kõrget ambitsioonidega inimene, et ma nagu saan igale poole ja nagu ma teen kõik ära, aga lihtsalt nagu seekord ei läinud nii. Niimoodi juhtub ja see on täiesti okei, aga kui sul on võimalus saada, siis palun mine ülikooli, et aga kui sul juhtus, et sa ei saanud, siis see on ka okei. Ma tean nagu räigelt irooniline öelda, aga nagu don't beat yourself up, nagu vahest lihtsalt elu juhtub nii. Nagu ma olen kõige hullem enesesüüdistaja üldse. Lihtsalt võtke siit videost, mis võtta on. Ma ei taha teie kaastunne. Ma ei ole siin selleks, et oh my god, tundke mulle kaasa, kuna ma ei saanud ülikooli, siis ei, see lihtsalt nagu näitab seda, et nagu lihtsalt läks niimoodi, vaata. See ei ole see, et palun tundke mulle kaasa. Nagu ma ei nuta sellepärast, ma lihtsalt nutan sellepärast, et ma tean, et ma oleksin saanud nagu paremini. Kuna alati saab paremini. Võib-olla ja ma üritan teile tõestada praegu, nagu ma ausalt ei ole loll, vaata, aga võib-olla ma tõesti, ma lihtsalt olengi loll. Ma ei tea. Ja nagu reaalselt shoutout kõikidele, kes praegu lähevad ülikooli või ma ei tea, käisid ülikoolis ja vahetavad eriala või lõpetavad järgmine aasta ülikooli. Nagu wow, you are doing so great ja ma ei jõua ära oodata minema, ma ise jõuan ülikooli. Ja kõige haigem on see, et nagu ma alati arvasin, et nagu kohe peale gümnaasiumi ma lähen nagu kohe ülikooli. Ma ei kunagi see, et mis vaheaasta, nagu miks ma peaksin vaheaasta võtma nagu ülilamp, nagu lihtsalt mingi aja raiskamine, vaata. Ja siin ma võtan juba 2. vaheaasta. Mitte, et see halb oleks, kui sa võtad ka 2. vaheaastat, siis nagu welcome to the club, on ju. Aga ma lihtsalt tunnen, et ma oleksin saanud paremini. Holy fuck, ma ütlen seda mingi 10. korda. Okei, see on väga fine ja minul on ka kõik fine ja ma teen sellest 2. vaheaastast
midagi huvitavat, midagi, mida ma varem ei ole teinud ja võib-olla teen rohkem videoid, võib-olla teen vähem videoid, kuna ma teen midagi hoopis muud. Et eks näha ole. Enesesüüdistamine ei vii mitte kuhugi, see viib sind selleni, et sa istuda oma bemmi taga istmel. Filmi videoid Youtube'i, kuna sul ei ole mitte midagi paremat oma eluga teha. Ja tegelikult mul läheb hästi ja ma loodan, et teil läheb ka hästi ja tegelikult ei ole üldse mitte midagi nii hullu, ma lihtsalt ma olen Te võite mu ema käest küsida, nagu ma olen see inimene, kes hoiab kõik emotsioonid enda sees ja siis nagu mingi iga 3 kuu tagant nagu piisab sellest, et ma nagu ütlen nagu ühe lause ja mul tuleb nagu tamm oleks ees olnud ja see tuleb ära ja lihtsalt nagu kõik emotsioonid korraga, nagu see on väga toksik ja ma üritan sellega tegeleda. Aga kõik on hästi, ma loodan, et teil oli väga tore päev ja ma loodan, et sulle meeldis mu video. Ja kui sulle meeldis mu video, siis palun pane mulle like ja viska subscribe ja vajuta seda kellukest seal, siis saad notificationi, kui ma panen uue video. Mul on palju videoid teid, aga ma veel ei tea, mis järjekorras kõike filmida ja see võtab natukene veel aega. Aga kui sa õpid praegu ülikoolis, siis jäta kommentaarides, mis erialas oled ja kui sa plaanid minna ülikooli, näiteks järgmine või üle-ülejärgmine aasta või üldse kunagi, siis kirjuta alla kommentaaridesse, mis erialale sa minna tahaksid. Et jaa, davai. Ciao!